siin on YouTšikid. Esimene suvi YouTšikidega ongi saanud läbi. Alustasime küll 2 aga nüüd on meid kaamera ees juba 4. Teisel pool ekraani on teid juba üle 10 000. see teeb meid nii rõõmsaks ning inspireerib meid veelgi rohkem tegema koos uusi videoid. Et ükski meie videotest ei läheks raisku, siis nüüd näete te meie suvelemmikute videot. Nautige. tere, minu nimi on Sydney. Hei, siin Volita. Ja me oleme YouTšikid! Täna me näitame teile siis, mis on meie suvelemmikud. Minu lemmik riidese on sellised kaltsukast, nii hea nagu fitiga, need sobivad mulle ülihästi. 1 eurone rommuivöö. Ma ostsin endale H&M-ist sellise hästi suure nagu dressika. Ja sellel dressikal on see halb asi, et nagu ma olen suur ja ta teeb mu veel suuremaks. Ta on seljas nii mugav, sest ta on nii pehme ja nii hea lihtsalt. Ei ole tega pehme. Okei, minu lemmik riides on siis sellised beebiroosa teksad, mis on nagu põlve kohtade pealt katki. Aksessuaariks valisin ma oma päikseprillid, mis ma vist ostsin Reserved. Ma valisin riides näiteks 2 ühte konkreetset bluusi. Ta on nagu must off the shoulder, püsib ülinunnult. Kõik siuksed pisikesed crop topid, mis fitivad nii, et nad on ülevalt nagu ümber. Ma kannan neid nii palju, mul on kõik atribuudid. Jaa, räigelt. Minu aksessuaar ongi päikseprillid, aga mul on legit, ma ei kujuta ette, kui mitu paari päikseprille kodus. See on nagu ainuke aeg, kui me saame neid reaalselt kanda, sest meil pole muidu päike. Kuigi nagu, no ega suvel ka Eestis väga päikest ei ole, aga natuke. Ma kannan neid nagu vihma, kes nad kaitsevad, et silma meid laiali ei lähe. Number 1 on asi, millest ma olen nii palju rääkinud. Jane Iredali mineraalpuud, ta katab hästi ja ta on mineraal, ehk ta ei nagu ei ummistu su poole rohkem. 2 teist toodet on siuksed NYX-i paletid. Sellest paletist, nagu ma varem kasutasin highlighti, aga ma kasutan ainult ühte kontuuri, mis shade'i, siis neid ma kasutan vahest. Esimene on siis ma arvan nagu see BB-kreem. Suvel ma tahan nagu hästi vähe meiki kanda, siis see on pigem kerge katusega, aga see jätab üliloomuliku mulje. Siis teine on Kat Von D Liquid Lipstick toonis Ludwig. Mul on selline väga DIY highlightimispalett. Põhimõtteliselt ma ostsin kunagi väga ammu selle roosa nagu ja nad on alla 2 eurose üks ja siis nad on nii head, lihtsalt nagu vaata kui pigmented nad on. See valge on ka mingi nagu boom in your face. Mul on ka siin selline highlight on ju nagu glow, highlighter, shimmer ja eyeshadow, nii et saab nagu silmadele ka panna. Ja ma kasutan siis sellist pintslit ja nagu glow up. Järgmine kategooria on veits nagu segane, aga sinna lähevad igastused nagu lemmikasse raamat, mingi bänd, artist, laul, film, sari, mida iganes. Valisin siis raamatu. Ma kahjuks ei ole sellega veel lõpetanud, ma olen poole peal, aga see on juba oma maailmapilti nii palju avardanud ja ma pean selle sisse panema, selle nimi on Mõtteviis. Minu lemmiksari on Netflixis olnud Girl Boss, see on väga huvitav, see on selline tüdruk või nagu naine, kes ta tegi nagu firma Nastigal ja see nagu sari on see, kuidas tema päris lugu on. See on selle päris poeb nagu. Jaa! Ma mõtlesin, et see oli lihtsalt tehtud suvaks sari, aga see on kuidas päriselt sellest ma ei saanud aru. Ja lemmikfilm on, oota, mis eesti keeles see oli? Põgenemise rütm, inglise keeles on see Baby Driver. Ja siis lemmikraamatuks ma lugesin ühte raamatut, meil pealkiri on Bioloogiapäevik. Ja see rääkis sellest, kuidas üks tüdruk põhimõtteliselt tahab väga alustada enda YouTube kanalit, aga ta ei ole ise piisavalt julge, et ise nagu kaameras olla. Ma ei taha nagu spoilida, aga see oli üli-äge raamat. Sarja nimi on Riverdale. Põhimõtteliselt siis räägib sellest, et nagu see ongi siuke nagu kool, siis seal on noored ja see tundub nii basic, kui sa alguses nagu kuuled sellest lihtsalt kuskil netist. Ja ma vaatasin esimese osa ära ja ma olin lihtsalt nii in love, ma lihtsalt vaatasin seda kogu aeg järgis mingi mitu tundi päevas. Ja siis mu lemmiklaul, ma arvan, et see on siuke nagu kinda nagu algatas väga palju draamat. See on Jake Pauli ja It's Everyday Bro. It's Everyday Bro with the Disney Channel flow. Okei, ja nüüd on jäänud lisada lihtsalt veel mingid suvalised asjad, mis ei läinud ühtegi kategooriasse. Mul on siis nagu kõigepealt mu käekott, sellepärast et ma ostsin selle suvel ja ma kannan seda kogu aeg suvel. Ja siis see on kõige parem kott, sest see sobib kõige kokku ja see on Parfoisist. Ja siis väiksema kotina ma tahaks ära mainida selle Zoella make-up bag'i. Ma ei tea, mis collectionist see tal on. Ja kui me räägime jookidest, üks on see arbuusimahl, mille retsepti ma enda vlogikanalil ka jagasin. Teine on kofeinis karamell latte frappe. Okei, minu lemmiktoit, sest see on nagu nii tähtis, vaata. Kreeka salat, kurk, tomat, feta, sibul, oliivõli. Nagu mul otsest toidulemmikut ei olegi olnud, aga kui ma Eestisse tulin, siis ma teadsin, et Balbino tuli uute nende väetistega välja ja ma proovisin seda mangosmuutikest.
aga ma olen Pärnus olnud ja seal ma ärkan hommikul nii hilja, mul käib see iga päev siukse rütmiga. Ma lähen linna onju, siis ma olen natuke, meil läheb kõhtu jooks, ma lähen poiseinesse, ma söön kanapräppi ja jäätise kokteili ja siis peale seda, kui on natuke aega mööda, ma lähen Bravosse, võtan veel ühe jäätise kokteili. See oligi siis meie tänane video, ma väga loodan, et teile meeldis, kui meeldis kindlasti ärge unustage sellest märku anda seda videot like'ides. Teil jätab kõik meie sotsiaalmeedialingid alt descriptionist kindlasti video tšekkake. ja kui teil on meile mingeid kommentaare või küsimusi, siis jätke need alla ja jätke kindlasti ka videoideid alla kommentaarides. ja ärge unustage siis subscribe ida ehk klikkida sellel punasel nupul seal all, et ei jääks meie tulevastest videotest ilma ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Joo, tšikid!